Striker is on the move. He cuts inside. He's heading towards the box. He shoots. Goal! When we're out together, dancing cheek to cheek. Tere hommikust, head jalgpallisõbrad! Algamas on järjekordne episood podcastist Kõik 104 matši. Ja hakkame vaikselt minema. Täna minuga hakkab siin jalgpallijuttu puhuma Moritz Veering. Tere hommikust sulle! Tervist! Sa ikka tead, et sa oled päris palju kiita saanud siin sellise laiema üldsuse poolt. No hea kuulda seda, et siin on kiidetud head kommenteerimisoskust ja head sellist mõistlikku eksperdi juttu, et seletad kõik lihtsas keeles olukorrad lahti, nii et jätka samas vaimus ja mul on nüüd hea meel sinuga ka neid muljeid hakata puhuma ja hakkame siis minema. Võib-olla ma küsin sinult kõigepealt, kuna mul ka selline esimene podcast põhimõtteliselt, et kuidas sulle hetkel turniir meeldinud on ja kuidas unetundidega on? Mulle on iseenesest väga meeldinud. Ma arvan, sellel turniiril on olnud parajalt kõike, üllatusi, suured on näidanud ilusat mängu, kenasid väravaid, on olnud ka selliseid uusi nimesid, kes kerkivad esile, vanad tegijad säravad, et minu arust väga mõnus MM ja unetundidega on küllaltki hästi nüüd, aga peab tõdema, et selline hea jalgpallirütm on käes, et öösel kaua üleval, siis hommikul pikemalt magada, et naudin. Ja täpselt samad sõnad, et tõesti suur privileeg üldse on meil seda MM-i teha, nagu mina ka sajaga kaifin kõik kommenteerimist, stuudiotööd, seda toimetamist, et unetundidega on nagu on, et täna mul ka nüüd õnnestus 2 mängu öösel teha ja ma nüüd olengi nüüd varsti 24 tundi vist järjest üleval olnud, aga ei, see on kõik seda väärt ja mingit nagu sellist väsimust ei ole, et niisugune mõnus. Aga vaatame siis nüüd tänavised kohtumised üle. Käimas on meil viimase 3. vooru kohtumised, vaikselt hakkavad meil nüüd asjad ju selgeks saama, et kes siis pääseb esimesena, teisena, 3. kes juba hakkab siis lennupiletit broneerima, et koju sõita. Ja oli meil ju esimene, täitsa võib öelda, mõnes kohtumine E-alagrupi mäng Saksamaa ja Ecuador, seda me sinuga mõlemad vaatasime. Ja kuidas sulle see mäng tundus? No kui me alustame sellest, et Ecuador, keda ikkagi ju peeti ka mingis mõttes mustaks hobuseks enne seda turniiri, et võistkond, kes tuleb Lõuna-Ameerika valiksarjast teisena läbi, ei saa olla suvaline sats ja ikkagi algas see MM nende jaoks raskelt ja kui nüüd viik Curaçaoga ka tuli, siis korra oli juba ikka tõsiselt suured häirekellad selle võistkonna kohal üleval. Saksamaa 4-kordne maailmameister, näidanud enesekindlat mängu ja see oli olukord, kus tuli see mäng võita, aga mina Ecuadori uskusin just eelkõige seetõttu, et kui vaadata ka neid valiksarja mänge, siis tegelikult suurte võistkondade vastu saadi hästi hakkama ja ma arvan, Ecuadorile selline asi võibki paremini sobida kui Curaçao vastu mängimine. Ja ma usun ka, et eile nad seda näitasid, väga vinge võitluslik lahing, olid ka rünnakul vägagi ohtlikud ja kui nad nüüd siit alagrupist läbi said ja neil see ilusti hakkavad need play-offid kätte jõudma, kus taaskord on võimalik neid suuri ammustada, siis ma arvan väga huvitav võistkond ikkagi, kes nüüd siin turniiri käigus paremaks ka veel minna. Ja ma olen sinuga täiesti nõus, kes siis veel ei tea, siis Ecuador tõesti selg vastu seina oli ja suutsid ikkagi sakslased 2-1 ära võita. Nüüd Ecuadoril 4 punkti kirjas ja tõenäoliselt siis 3. lähevad edasi. Aga jah, mulle nagu ka meeldib see selline nagu füüsiline mäng, sa näed, nad on nagu suured, tugevad poisid, nad nagu jooksevad ja tegelikult nad on üksid osa, et neil on nagu tugev kaitse, me teame, vaata, et nad said teisena kvalifitseerusid. Kaitse peab hästi, seal ongi ju tippvennad on ju, aga tegelikult seal ees on ka ikkagi tehnilised poisid, see Jeboah ja siis kes see blondi peaga. Ja no see ikka ju tegelikult näitas häid nõkse, et need on niisugune mõnus. Mul üldse need Lõuna-Ameerika meeskonnad mulle sümpatiseerivad, nii et Ecuador on äge punt ja ma arvan, nad nagu ikkagi väärivad seda, et nad nüüd siin edasi said. Aga
mis seal kohtunikega jälle toimus? no esimene värav. See esimene värav. Jalg oli kõrgel. Tegelikult on ajuvaba. Ma nagu ei saa enam aru, ma nagu enam selgemat veaolukorda ei ole nagu näinud pikalt või ma ei tea ja siis mis seal jälle tõlgendati või mis sa arvad? Keeruline öelda, sest ma olen sinuga samas paadis ja ma ütlen selles mõttes, ma arvan väga imetlusväärne, kuidas Ecuador sellest olukorrast välja tuli, et tegelikult palju me oleme näinud neid näiteid, kus lastakse mõjutada ennast sellest kohtuniku eksimusest, aga Ecuador võttis selle lähenemise, et seda meie lõpuks kontrollida ei saa, mida meie saame kontrollida, meie mäng väljakul ja tegid ära, lõid 2 vastu ja tulid välja, et ma arvan ülimalt äge lugu ja kui ka võtta nüüd see Ecuadori peatreener argentiinlasest mees ette, siis no võimas, et pole mitte kunagi varem mänginud professionaalsel tasemel jalgpalli. Väga varakult sai aru, et temast mängumeest ei tule. Läks esialgu alustus noortetreenerina ja tegelikult siis oligi minu arust Sampaoli kõrval mitmes Lõuna-Ameerika koondises abitreener ja sai väga hea pakkumise 2010. aastal Marcelo Bielsa kõrvale, aga mees ütles ei, jäi lojaalseks ja ju alustas oma peatreeneri karjääri väga raskelt, kui La Ligas, kas nüüd Elchega kukkus tegelikult Hispaania kõrgliigast välja, aga siis tuli võimalus Ecuadori juures ja no kokkuvõttes on ikkagi ehitanud täieliku müüri sinna üles, et 5 väravat lasta valiksarjas Lõuna-Ameerikas, kus on sul kõik staarid koos. Hoida seal selja taga Brasiilia, Uruguay, Kolumbia, kõik, kes seal olid, on ju, et see on kõva sõna. Need on tegelikult ju ilusad lood, et neid treenereid ju ka liiga palju ei ole, kes profitasemel ei ole mänginud. Ja eile ju seda pressikonverentsi kuulsid, on ju. Et ta oli ikkagi selline üpris, no näha oli, et seal mingisugused käärid nagu on just nagu selle fänni poole pealt. Ja siis, kui see teine värav löödi, oli näha kuidagi seda kergendust ja nagu see oli ikkagi retspinge, mis tal nagu peal oli, sest no ootused olidki kõrged ja tulid välja, nii et tõesti müts maha. Ja no mulle meeldis ka see, et lõpuks, kui ta ise tundis seda, et riik ta taga veel ei ole, siis ta väga enesekindlalt rääkis, et mängijad ja kogu see koondise staff on. Ja see oli ka tegelikult, ma arvan, asi, mis väljakult tagasi peegeldas, et kuidas need 11 venda ja ka kõik vahetusmehed ja ka terve pink oli kogu aeg valmis kaasa elama, panema nagu terve selle hinge ja tahtmise sinna sisse ja no suur roll oli sellel lõpuks Ecuadori võidul. Ja igal juhul sümpaatne treener ja veel ägedam sats, et siin juba ju läksid erinevad meemid ka teele, et siin Tarmo Kingi kaksik pidi olema, et kui Tarmo siin nüüd ka laseb oma juukseid vähe pikemaks kasvatada, siis seal tõesti täitsa identsed kujud. Aga kas me sakslaste kohta oskame ka midagi öelda, kas nad nüüd siis lasidki jala veidikene sirgu või lihtsalt Ecuador tahtiski rohkem ja läks hästi? Või? Ma ei ütleks, et Saksamaa võttis seda mängu kergelt, et minu jaoks võib-olla mõneti üllatuslikult isegi, et tuldi ikkagi põhimeestega peale, et 2 oli sealt Nathaniel Brown puudu äärekaitsest ja Nico Schlotterbeck, kes oli muidu algkoosseisus mänginud ja nemad mõlemad koosseisu ei kuulunud. No Schlotterbecki puhul me teadsime kohe ära, et vigastus on nüüd all ja seal Rüdiger sai oma võimaluse. Aga tegelikult Saksamaa võttis seda mängu ikkagi tõsiselt. Nad läksid ka seda mängu võitma, seda oli näha. Ja kui nüüd Saksamaa juurde tulla, siis minu jaoks ikkagi nendest suurriikidest midagi tõenäoliselt neil jääb puudu. Vähemalt selline mul see esimene tunne on, et ega Curaçao vastu 7-1 jah, palju väravaid, aga see on ka imelik, kui nad seal seda teinud ei oleks. Ja eks... Et ikkagi ei ole nii veenud sinu jaoks, et midagi jääb puudu, kas siis tipuründes või kus iganes. Tegelikult ju Tõnis Unda, Kalev Kruusi uus lemmik on ju tegelikult tubli olnud, nüüd ei löönud väravat ära. Aga nojah, sakslased siin võtsid ikkagi grupivõidu, tegelikult ju Elevandiluu rannikuga siin võtsid arvud punktid. Aga seal ka ega ei tulnud lihtsalt? Ei no muidugi, ei tulnud. Ja, et see Curaçao oli puhas petakujutlus ja see Elevandiluu ranniku mäng ikkagi vedas pigem. Ja ma ütlen, kui ma juba vaatan seda Ecuadori mängu ja Angulo-sugune mees jookseb seal Kimmichi peale ja tekib siuke nagu ebakindel tunne, et oi, see vend võib sealt mööda minna oma kiirusega. Et Kimmich võimas mängumees, kuidas ta tehniliselt kui intelligentne, aga ikkagi sellisel MM-il, kus ta peab äärekaitses olema, siis pole midagi teha kiirusest
jääb tal puudu. Diomande, elevandiluuranniku mees, näitas selle samamoodi ära. See olukord, kus see värav tuli, võttis selle ääre peal ette, pani söödu alla. Et eriti, kui nüüd siin hakkavad tulema vastu need Vinicius Brasiiliaga, seal Prantsusmaa, kellel on seda kiirust meeletult ääre peal, et ma kardan, et läheb raskeks. Neuer ka kuidagi veidikele ebaleb jälle, et see ei ole ikkagi nagu päris see Neuer, kes on 10-15 aastat tagasi oli. Jah, ta on 40 muidugi, aga ma ei tea, nüüd ju selles Ecuadori mängus ka ta seal tegi paar veidrat, kas tuli seal vastu kuidagi imelikult. Ma ei mäleta, aga okei. No väga hea, selle grupiga meil asjad selged. Oli vinge kohtumine Ecuadori üle, on meil mõlemal hea meel, sellega oleme nõus. Ja siis öösel nüüd tulid siis kohe meil peale D-alagrupi kohtumised. Või täpsemalt oli seal F-alagrupp ja D-alagrupp siis. Võtame selle F-i kõigepealt ette, meil on siin Holland, Jaapan, Rootsi ja Tuneesia. Ja õnnestus mul siis kommenteerida seda Hollandi-Tuneesia mängu. Jah, oligi. Jah, kõik õige. Ja Holland siis võttis selle grupivõidu lõpuks ära suhteliselt kindlalt. Ja kui siin nüüd Sain ju vaatasid ka seda mängu? Vaatasin. Ma jälgisin mõlemat kohtumist paralleelselt, et niimoodi ütleme ühte algust lõpuni ei vaadanud, aga mõlemast on nagu ülevaade olemas. No ma tahakski öelda, et kui nüüd Saksamaa puhul võib-olla jääb meie hinnangul midagi puudu, me täpselt ei tea, mis, siis mulle küll see Hollandi meeskond tegelikult sümpatiseerib, nagu neil on seda sisu. Ma nagu näen, et nad võivad sinna finaali täitsa vabalt välja jõuda. Nagu seal on nagu nii palju sügavust, seal on kõik nagu Premier League'i tipptasemel mehed, pluss need siis Frankie de Jong ja nii edasi. Ja neil on nagu selline hea keem ja nad lükkavad mõnusasti ja tegelikult see oli Tuneesia vastu ka ju ikkagi tegelikult mingit paanikat ei olnud, olgu see on Tuneesia. Jaapani vastu nad jäid viiki, tegelikult oli natukene õnne Jaapanil. Ja ühesõnaga mulle väga Holland on meeldinud, mis sa Hollandist arvad? Kui paberi peale vaadata, siis ju väga võimas koondis tegelikult, et seal on keskväljal väga mitmekülgsed mängijad, tugevad keskkaitsed, hea kvaliteediga äärekaitsed, ründeliin on kiirust, teravust, on võimu, et Brian Broby, kes ka kõige suurem nimi ei ole, on meeletult saanud Virgil van Dijkilt kiidusõnu öelnud. Ta sobib sinna hästi. Et ikkagi Broby oma sellises, kui see mäng läheb tema moodi niipidi, et ta saab selle palli kehasse, ta suudab selle kaitsemängi ära siduda, siis üks parimaid maailmas. Või Van Dijk on, see nüüd on Van Dijki sõnad, mitte minu hinnang. Ma nüüd ju nägin ka, et ta nagu sobib sinna skeemi päris hästi, ta nagu seob seda mängu, ta on nüüd ka selline nagu Hollandi Lukaku. Ta on nagu suur jõuline kuju seal ees ja nüüd ta on ikkagi püssi paukuma saanud ju. Et lööb väravaid ja selline mõnus üllatus. Samas minu jaoks Hollandi puhul ikkagi ongi küsimus selles, et kes need väravad lõpuks ära lööb. Et Gakpo, näiteks eilne mäng juba sama hooga ei vajutanud edasi nagu Rootsi vastu, eks. Ja seal teisel pool ka Maalen, Summerville, Broby ei saa mitte ühegi kohta öelda, et nad oleks halvad mängijad. Aga nad ei ole ikkagi päris selle kaliibriga staarid, kes on seal Haaland või Messi või Pape, et kui sul väga vaja on nüüd seda tähtsal hetkel, et keegi oma kvaliteediga seal eespool ka midagi ära sutskaks, siis tipuründes ei ole seda ühte suurt staari, kes otsustaks mängida. Seal on kõik niisugused ühtlase hea kvaliteediga vennad on ju, aga seda aga võt ei tea, ma ütlen, et see on selles mõttes, selle üle võibki palju spekuleerida, et ka selline ühtne hästi toimiv meeskond võib toimida. Samas mina pigem kaldun sinna poole, et Hollandil, kui mõni suur riik vastu tuleb, siis seal ikkagi otsustavate väikeste detailidega tehakse need asjad selgeks. No jah, olgu. Ma ikkagi olen rohkem Hollandi usku selles mõttes. Ma nagu näen, et võib-olla see just selline ühtlus ja selline ühtlane tugev kvaliteet ikkagi viib nad ikkagi kaugele välja. No ei tea. Siis olgu jah, Tuneesial siin erilist varianti ei olnud, on ju, et ikkagi selle grupi üldse võib-olla kogu MM-i üks suurimaid peksupoist, et ma ei teagi, mis seal nagu toimub. Et minu jaoks see samm juba oli nii veider, et sa peale seda esimest mängu lased selle peatreeneri lahti,
tood asemele selle Henardi ja tegelikult mitte midagi ei muutnud, nii et kas nagu ja nüüd ta läheb ka, tegi 2 mängu ära ja nüüd ta läheb ka minema. Ma võib-olla siin tahtsin ka öelda, et äkki Tuneesia, see koondis, kes nagu kui teised riigid kõik midagi nagu pakkusid, siis võib-olla Tuneesia oli see, kes 3 mänguga ei suutnud nagu mitte midagi näidata. Lati alt täiesti läbi. Et 3 suurt kaotust ja reaalselt ei olnud mitte kuskil mängus sees. Ei olnud variantiga. Et eks see peatreeneri vahetamine selles mõttes on huvitav, et sarnase asja ju tegi Elevandiluu rannik Aafrika rahvuste karikal ja neil see toimis. Et lõpuks nad selle tiitli võitsid. Sa ei jõua nii väikse vahemikuga ikkagi neid muutusi teha, nagu sellest vahetusest ei olnud mitte mingisugust tolku ja see nagu näitab, et seal just, ma arvan, et seal nagu seal kas alaliidu mingi mis iganes. Eks ta nii ongi. Seal midagi käärib nagu täielikult. Eks ta nii ongi. Peatu otsused, nagu ikka see Aafrika värk veidi on niuke pilla-palla laiali tehakse emotsiooni pealt. Et täiesti arusaamatu minu jaoks ja ma olen nõus Tuneesia, võib-olla ma oleks Katari juurde, et 2 meeskonda, kes nagu, et need väiksed Haitid ja asjad tegelikult. Aga Katari ikkagi selles suhtes, nad said viigi Šveitsi vastu kätte. Seda küll, aga ja tegid selle asja nagu põnevaks, et ega Bosnia vastu ka nad olid selgelt kehvemad, aga nad lõid seal selle 1 värava ja pikalt oli 2-1 nagu. Aga Tuneesia puhul, et ega siin minu arust mängijad võtsid ka ise sõna, et see on nagu lõpuks võistkond, mis ei ole mitte mingisuguse loogikaga kokku pandud. Seal MM-il said mõned mehed alles esimest korda üldse kokku ja et kuidas see valik tehti ja kuidas on see kogu reisimine ja asi korraldatud. Et eks see peegeldab kõike seda. Samas ma vaatan paberile, tegin mängu, vaatasin koosseisu, seal on nagu tegelikult ju mehed mängivad viisakates liigades, seal on Bundesliga poisse, seal on seal Inglismaa, et tegelikult nad mängivad seal enamus Euroopas. Isegi veidi nagu üllatav, et kui me siin oleme neid Egiptust ja Iraaki asju vaadanud, kõik on koduliiga mehed, nad ikkagi mängivad heal tasemel, et huvitav, et üldse need pusletükid kokku ei läinud, see on täitsa huvitav fenomen, ei oskagi öelda. Ja väga tugev valiksari oli ka all. Ja täpselt, nad ei lasknud mitte ühtegi väravat endale lüüa. Kuidas nüüd siis selline? Elevandiluu rannikuga 2 võistkonda, kes tulid oma valiksarjast siis Aafrikast niimoodi läbi. Ja selles mõttes on kahju, et kui meil tegelikult me mõtleme Aafrikast jäid siuksed riigid nagu Nigeeria ukse taha. Just, et Nigeeria ma arvan eelkõige, et siis mõtleb, pane sinna gruppi Tuneesia asemel Nigeeria. Et ma arvan, see oleks olnud veel võimsam tulevärk. See Tuneesia kuidagi ei tekita sellist emotsiooni või nagu on seal, aga ei saa täpselt aru. Aga see selleks, neil on siis koduminek ja samal ajal toimus ka Jaapani-Rootsi mäng, mis ju paberil võiks ju täitsa põnev olla ja selline võrdne mäng 1-1 viik jäi, kuna see samal ajal toimus, ma mängu ei näinud, vaatasin väravad üle. Jaapan tundub, et ikkagi jätab hea mulje, et see värav, mis nad lõid, oli ikkagi väga ilus kombinatsioon, et Jaapan võib see, kui Türgi nüüd oli põru ja siis Jaapan äkki võtab selle musthobuse rolli üle või? No Jaapanil, või kui alustada sellest eilsest mängust, siis hästi kinnine kohtumine, eks seal Rootsi ka tajus seda, et neil tegelikult on seda 4 punkti jaoks seda viiki vaja ja alguses ei toimunud seal suurt midagi, siuke korralik luuramine käis. Aga mis lõpuks hakkas rolli mängima, oli see, et ega Jaapan grupi võidu puhul, kui nad oleks selle Hollandilt ära võtnud, oleks saanud endale seal vastaseks Maroko, aga nüüd teisele kohale jäädes tuleb Brasiilia. Ja ma kardan, et Jaapan on küll südikas, aga Brasiilia võib jääda raskeks. Samas Maroko näitas, et neid on võimalik hammustada. Jaapan on juba Hollandi suure Euroopa koondisega suudavad mängida küll, et ega see võib minna ka vastupidi ja hammustab siit hoopis Jaapan. Samas Jaapani neid eelmiseid MM-e meenutades, siis kui seal 2018 oli ka ju Belgia vastu mindi 2-0 ette ja lõpuks tuli ikka see 3-2. Viimasel sekundi nurgalöögist vaata. Täpselt. Et ma kardan, et Jaapan on selline meeskond, kelle jaoks kahjuks MM saab liiga vara läbi. See just ju nüüd ongi kindel, et Brasiilia tuleb ju vastu. See paar on lukus. Ja siis Holland, Maroko. Tegelikult on väga ägedad tollid juba siin varajases faasis, et selles mõttes kahju et see muidugi Brasiilia on ikkagi Brasiilia. Jaapan võib seal südikas olla ja distsiplineeritult mängida, aga kui sul on seal sellise klassiga mehed, siis... Aga ei tea, läheb huvitavaks see on põnev.
Rootsi jäi siis 3. kohale, tõenäoliselt ikkagi saavad siin 8 parema sekka. Rootsi on jah siin täitsa selles 3. koha edetabelis praegu esimene. Nii et Rootsi saab edasi. Rootsil on 4 punkti, neil on hästi, aga seal tuleb nüüd seal tuleb Prantsusmaa Norra vastu. Kumb neist võidab selle grupi, saab endale Rootsi. No siis Prantsusmaa pigem. Ja Prantsusmaal on selles mõttes eelis, et kui see mäng Norraga jääb viiki, siis neil on parem väravate vahe. Nemad jäävad grupis esimeses, et Norral on vaja Prantsusmaad võita ja no ega see lihtne ei ole. Ei ole. Nii et Rootsile ma arvan pikka pidu siin ei ennusta, et paberil ju väga võimsad ründamehed seal, kõik Jõkeresid, Langad, Isakud, aga no Prantsusmaa vastu ei ole varianti, et siis et tored tulid, aga sinna paika see siis tõenäoliselt jääb. Et las need rootslased siis olla. Aga meil oli veel mänge. Oli mäng D-alagrupist. USA mängis Türgiga ja Austraalia mängis Paraguayga. No võtame selle USA-Türgi ette. Et tegelikult seal eriti palju kaalul ei olnud, oligi võib-olla andsin särgi au, riigi au. USA siis kindlustanud endale enne kohtumist juba oli esikoha ja Türgil oli teada, et on koduminek, kuna Türgi tõesti lati alt läbi läks. Aga kohtumine jäi 3-2. Türgi võitis selle mängu ja pärast oli ikkagi näha, et see emotsioon oli hea. Fännid seal juubeldasid, et mis sest, et edasi ei saadud. Aga mis seal Türgil siis valesti läks? Jalgpall selles mõttes on huvitav mäng, et esimese 2 mänguga teed ju seal üle 60 peale löögi. 62 löökel. Ja mitte ühtegi ei lähe sisse. Ja nüüd USA vastu teed 9 ja 3 on sees. Et mõnes mõttes ikkagi ka Türgist veidi on kahju. Et see on, ma arvan, esimene selline ikkagi lati alt läbi jooksja, arvestades seda, millist siis grupi nad said. Aga nagu ma saan aru, siis sina tegid seal selle eeltöö ka ära, et ka see loos, mis tegelikult Türgile tuli, oli niivõrd hea, et pani ka nagu suured pinged koondisele peale. No top 2 igal juhul nagu pidi tulema ja nii palju jah, kui ma enne mängu lugesin, siis see oli ikkagi riigi poolt oli ikkagi meeletu surve peale pandud ja kuna seal Türgis ma täpselt ei tea, see poliitiline olukord on ka selline ebastabiilne, seal toimub igasuguse asju ja et ikkagi seal täitsa nagu selle riigi positsiooni tasemele seal täpselt need presidendid ja sultanid, kes seal on, ikkagi olid ka sõna sekka öelnud ja ikkagi mehed tundub, et ei tulnud selle pingega toime. Et need esimesed 2 mängu täielikult lati alt läbi mindud, kuigi täna ka USA vastu näha on, et kerge pingelangus, lihtsalt mängime au nimel. Ja nagu seal on häid poisse, nad on kõik head mängumehed, nad lükkavad hästi, et tegelikult on nii väikestes detailides asi kinni ja ikkagi no eks see Türgi mäng, ma arvan, veidi paistis ka seda, et võiski olla mingi pinge, sest kuidas väravad endale lasti, lihtsad eksimused kaitses, küllaltki lihtsad eksimused kaitses ja ees jäeti head võimalused löömata. Et mõlemad siuksed, et kui sa tunned ennast vabamalt, et selline väike pinge on mõistagi hea, aga et kui see selle piiri ületab, tekib selline kramplikkus, siis on raske ja ma arvan, see oli ka asi, millega Türgi tegelikult toime ei tulnud. Natukene kahju küll Türgist, aga mis sa teed? Aga Ameerika, mulle väga positiivne üllatus tegelikult olnud. Ja tõsi, nad selle viimase mängu kaotasid, aga alagrupis kindlalt edasi. Ja neil tuleb nüüd vastaseks Bosnia-Hertsegoviina, mis on ikkagi ka vägagi võidetav mäng. Aga mida see Mauricio Pochettino selle meeskonnaga teinud on? Et seal on näha sellist mõnusat keemiat ja niisugune hea olek ja ikkagi lükkavad hästi, seal ju ka ikkagi tehnilisi poisse on. Tore näha usad tegelikult. Jah, ka kokkuvõttes ikkagi korralik meeskond, et seal on Euroopa tippliigade mehed, kes mängivad ka mitte seal alumistes klubides, vaid ikkagi nendele, kes mängivad meistrite liiga kohtade nimel. Aga mina tunnen, et tegelikult Bosnia-Hertsegoviina sugune võistkond, kui näeb, et USA on vastasega, haistab samamoodi seda võimalust. Haistab samamoodi seda võimalust ja Bosnia-Hertsegoviina siis selline võistkondlikkus, ühtne tahe võib olla asi, mis teeb USA-le probleeme ja ma näen väga vabalt varianti, kus lükatakse ikkagi korraldaja koju ära. Ei, täitsa vabalt, et tegelikult need Balkani meeskonnad on kõik sellised nagu hästi hingestatud ja asja kallal ja
kes see noor poiss oli nüüd Katari vastu, kes seal keerutas? Alabegovic. Et sellised noored talendid on juba võtta ja tegelikult ka selline mõnus vibe on selles meeskonnas näha on, et täitsa, ja see tuleb ka põnev kohtumine ja ma ei ütlegi, et USA siin nüüd raudpolt läheb edasi. Et muidugi USA-l on see kodupublik taga ja täna ka ikkagi tegelikult mulle vaikselt hakkab tunduma, et see jalgpall hakkab nüüd seal nagu kohale jõudma, mis mäng see on, et seal olid täna ka täismaja, seal olid kõik Brad Pittid ja Paris Hiltonid, kõik kuulsused kohal, vaatavad seal suu lahti ja teevad seal sellist mõnusat häält ka. Et USA on positiivne üllatus, aga ma tõesti ma Bosniat ei välista ka, et Bosnia on täitsa südikas ja tore meeskond. Eks seda ole näha ja oli meil ka Austraalia-Paraguay mäng, mis sai 0-0 viiki. No selle mängu kohta mina isiklikult midagi öelda ei oska, jälle toimus samal ajal, aga... No mõlema võistkonna jaoks väga suur kordaminek, ma julgen ikkagi öelda, et eriti arvestades Paraguay turniiri algust, see, kuidas saadi edasi nüüd 4 punktiga ja ega Austraalia ka. Ma arvan, et kui võtta nagu see grupp seal turniiri alguses lahti, siis nähti neile seda 4. kohta, et Türgi, kellest räägiti siin kui mustast hobusest, korraldajariik Ameerika Ühendriigid ja siis veel ikkagi Lõuna-Ameerikast tuleb Paraguay. Aga said 4 punkti kätte, aga see eilne omavaheline mäng oli ikkagi väga hea näide sellest, kuidas mõlemale võistkonnale sobis viik. Et see oli nüüd üks nendest kohtumistest, mille nimel olla nagu öösel üleval, siis võis olla päris raske. Aga jällegi, et mitte siin nagu kummalegi koondisele liiga teha, nendele riikidele see mõistagi tähendab nagu ülimalt palju, et minna MM-ilt alagrupist edasi ja oma seda sõitu jätkata. No Austraalia tõesti tegelikult liiga palju ei räägita, aga selgelt on näha, et nad on sellise nagu edasimineku teinud. Kui ma õigesti mäletan, siis ju eelmine MM ka ju nad napilt ju Argentiinale kaotasid seal 16 paremas seas või play-offis igatahes, et nad nagu on selgelt taset tõstnud ja ei saa neid ala hinnata. Teisena siit edasi ja ootavad nüüd oma vastast ja Paraguay on ka ikkagi müstika, et seal ju Almiron sai selle punase kaardi Türgi vastu, vaata seal esimese poole ja lõpupoole ja ikkagi pidasid vastu. Et ikkagi ka kõva sõna, midagi öelda ei ole. Et Paraguay ei ole ka ammu ju MM-il käinud viimati 2010, kui ma õigesti mäletan. Ja nüüd lähevad ka siis järgmisesse ringi. Et täitsa gift, et sellised nagu üllatusi on, väiksemad meeskonnad on hakkama saanud. Aga nüüd meil on siis need täna õhtused või eilsed mängud siis ära kaetud. Aga räägime siis võib-olla siin siis kohtumistest, mis nüüd juba on kindel, et toimuvad. Play-off mängud, muidugi palju on veel siin lahtisi variante, eriti nende 3. koha meeskondadega seoses. Aga kindel on see, et meil toimub näiteks Lõuna-Aafrika ja Kanada mäng. Et see Lõuna-Aafrika on ka iseenesest ju põnev, et peale seda Mehhiko mängud või Mehhiko mängus tunduski, et see küll mingisugune MM-i punt ei ole, aga võtsid ka lõpuks ju ikkagi kas 4 punkti kirja. Jah, ühe võidu ja ühe viigi sealt said kätte. Kõva sõna, et läksid nüüd ka ju esmakordselt alagrupist edasi. Aga Kanadale muidugi magus. Kanadale magus ja Kanada puhul ju äärmiselt äge ka see, et ikkagi tükike Eestit on samamoodi seal koondises olemas Promise David, kes nüüdseks lisaks sellele väravasöödule, mis ta andis, lõi värava ka. Ja ma ütlen, see on minu jaoks nendest korraldajariikides selgelt see võistkond, kellele ma kõige rohkem pöialt hoian. Et kuidas seal ka noored mehed tegelikult on nagu kokku tulnud, ka mingisugune kogemus seal Kyle Laarini näol olemas ja nii edasi. Ja hingestatud pannakse, et kui siin nüüd see jalalumurga ka seal Kone sai vigastada, siis ikkagi tegelikult milline nagu ühtne võistkond see on ja kuidas seal toetati üksteist, et ma arvan, see võib olla põnev ja ma ütlen ära, olles ise ka Promise Davidi vastu mänginud. Tahtsingi küsida, et kas sa vist olete vastu mänginud? Ma olen ta vastu päris mitu korda mänginud, et ei ole lihtne ja kui sulle selline füüsiliselt võimas kuju tuleb vastu, siis sa võid olla seal Williams Saliba ka, aga kui tuleb ideaalne tsenderduskasti, siis katsu sinna hüpata sinna ülesse. Kui Promise David paneb oma keha sulle ette ja toksab selle peaga sisse. Et ma arvan, see on relv, mida ma väga loodan veel näha siin MM-il.
see on pöörane mõelda, et ma iga kord, kui siin nüüd Promis mängis neid meistrite liiga mänge seal kuskil Metropolitanol ja nüüd MM-il lööb väravaid ja see on ikkagi täiesti muinasjutt, et ta just nagu oli siin ja me nagu vaatamegi teda kui nagu nii-öelda nagu oma poissi. Et nagu kõik on võimalik ja sellepärast see jalgpall nii kihvt mäng on, loodame, et Promis siis ta on nüüd ikkagi pingi pealt on ju tulnud need viimased mängud. Ta on tulnud pingi pealt. Aga samas talle sobib see praegu vist on ju. Talle on see väga hästi sobinud jah. Et Šveitsile värav lüüa, sa juba selle ära teed, siis mis probleem on Lõuna-Afrikale siin samamoodi mõni panna. Ei ole probleeme. No väga hea, selle paariga on selge. Oota, aga siis korraldajate riikidest sa hoiad Kanadale kõige rohkem pöialt, aga realistlikus mõttes, kes jõuab kõige kaugemale? No kuna ma ütlesin, et Bosnia lükkab USA välja, siis jääb Kanada ikka. Aga ega Mehhiko, selles mõttes nendele ju see grupivõit tähendas nüüd seda, et nad saavad kodus edasi mängida. Ja ega Mehhiko alagrupp, võt nüüd keeruline on neid järeldusi teha, et Tšehhi selge see Euroopa üks suurimaid koondiseid ei ole. Lõuna-Korea Tšehhi peaks olema juba väljas. Jah, täpselt. Et ma mõtlengi, et need mängud, mis neil nagu olid, et mis pildi see lõpuks Mehhikost meil andis. Aga selge on see, et võimas on see, milline rahvas on seal taga ja kuidas see võistkond ka mängib. Ning legendaarne väravaht Guillermo Ochoa sai ju ka enda 6. MM-il mängu kätte. Ei, Mehhiko väga kiht punt, mina isiklikult hoian neile väga pöialt, et ikkagi jalgpalliriik ja seal see fännikultuur ja see Azteca staadion, et see on kõik nagu väga kiht nagu. Siin juba Brasiilia ja Jaapanist rääkisime, Holland Marokost rääkisime. Mis meil siin veel on? Siin on sellised neid potentsiaalseid variante nüüd, et need ei ole kindlad, aga siis on et suurtest Inglismaa, Cabo Verde peaks olema nüüd kõige tõenäolisem variant. Võib neil olla paras pähkel. Cabo Verde on aga mulle väga meeldinud, Roheneme saared siis eesti keeles. Et kui inglastel oli juba seal Ghana selle madala blokiga raske, siis võistkond, kes hoidis Hispaania nulli peal, ei pruugi midagi lihtsalt tulla. Aga vaatame selle tänase mängu ära, peavad kõigepealt ikkagi sealt edasi saama. 2 punktiga midagi tehtud ei ole. Siin on nagu hästi palju spekuleerimist, et võib-olla ei tasu siin väga kinni jääda, aga meil hakkab siin saate aeg läbi saama ka, aga räägime natukene Portugalis ka siis viimase teemana, et siin Portugalil on huvitav seis, vaata, sa nüüd tahad meile natukene rääkida, et kellega nad võivad varsti vastamisi minna. Nojah, Portugalil ja Kolumbial on mõttekoht, kas selles grupis jääda teiseks või võita, mõlemal on see võimalus olemas, mõlemal on siis omavaheline mäng nüüd ees ootamas, et kas hakatakse siin kalkuleerima, kuhu tabeli poole tegelikult nagu sattuda tahetakse. Et seal on minu arust, kui kõik see grupi lõpp läheb nii, nagu ta eeldatavalt minema peaks, et siis need võimalikud vastased on Hispaania, Argentiina, et kumba nüüd eelistama hakatakse seal. Et selleks muidugi mitte kohe, aga siis seal veerandfinaalides. Et eks see siuke paras teooria ole, aga samas minu enda tunnetus on see, et ega lõpuks Portugal läheb seda mängu võitma, eriti Cristiano Ronaldo tahab näidata ja ka Messile vastata, et mina olen samuti siin kohal. Et kui Usbekistani kohta veel räägitakse, et see on Usbekistan, siis kui sa Kolumbial uuesti 2 paned, siis on juba tõsine jutt. Teine tera. No väga hea, ega siin seda spekuleerimist on palju, me veel kindlalt ei tea, et vaatamegi need viimase vooru kohtumised ära ja siis me olemegi targemad ja saame edasi vaadata. Aga aitäh sulle, Moorits, et täna saatesse tulid, oli väga meeldiv sinuga siin jalkajuttu rääkida ja meil neid osasi tulemas siin veel, nii et paneme ikka täiega siin kõik koos edasi, et siin alagrupid hakkavad varsti läbi saama, aga meil ikkagi alles need tulised kohtumised on ees, nii et tõesti naudime seda MM-i ja paneme täiega hullu. Igatahes, suur tänu! Aga selline siis oli tänane episood ja vaadake ikka jalka MM-i edasi, olge kõigega kursis ja varsti juba tulemas uus episood, nii et püsige laine. Tšau! Kõik head!